Minu nimi on Elina ja ma võtan sind kaasa meie kodusesse troopikametsa, mis koosneb praegu ühest banaanist. Me hakkasime banaani kasvatama täiesti tavalisest Depo Dwarf Cavendish banaanist umbes 3 aastat tagasi. Ja siin on näha, et ta kasvab kergkruusa sees. Ja selleks, et vesi jõuaks korralikult juurteni, siin on ka akvaariumpump, mis ajab teda ringi ja tänu sellele torujupile siin me saame näha, milline on veetase. Ja ta kasvas siis sihukesest idust. Algul põdes ta juuremädenikku. Olime suures hädas, kuidas sellega üldse hakkama saab. Ja siin on üldse näha, kui suur see on. Ja ta kasvab tänu sellele väga suurele lambile, mida saab taimekasvatuspoest. Tavalist päiksevalgust ei saagi ja mingisugused imekombel ta kasvatas endale siis juurde viljad. Niimoodi ta on kinnitatud siis ka lae külge, et ta maha ei kukuks. Vahepeal oli ta palju kohevam, kuid me võtsime siis mingid istikud maha, et ta saaks kasvatada vilju. Ja kui ma täna koju tulin, siis ma avastasin põrandalt täiesti mitu maha kukkunud banaani. Nad lipsasid koortest välja. Ja nüüdseks on see kuskil 2 nädalat niimoodi olnud, et me arvasime, et 1 nädalaga sureb taim ära. Banaanid iseenesest, no vot üks kuivand leht kukkus ka praegu maha. Banaanid iseenesest on teistsuguse maitsega kui poebanaanid. Nad on magusamad, tugevama banaani maitsega ja koor on ka hästi pehme. Nii et soovitan kõigil kasvatada kodus banaani. Väga lihtne see ei ole, aga pole ka tegelikult ülemäära raske. Eesti tingimustes on muidugi banaani kasvatamine põhimõtteliselt sama, mis kosmosejaamas, aga täitsa ilusti saab hakkama vaatamata päiksevalguse ja tuule puudumisele ja tolmust peab lehti puhastama. Kui sa tahad seda ümber istutada, siis nagu sa näed, see on suhteliselt võimatu, aga mitme inimesega saab hakkama. Ja tavaliselt me siis kastame teda sihukese kastekannuga. Valame sinna sisse väetist, et tal oleks piisavalt mineraalaineid ja niimoodi ta siis meil kasvabki.